Nii palju, kui ma mõistan seda, siis see seisund, mis on Lishmaale lähedal, on see, kui inimene ei nõua mitte midagi, kui ainult loojaga ühendust. Siis tuleb välja, et kui inimene jõuab sellisele ühendusele loojaga oma tegude läbi, ütleme, et ta ehitas grupi 10, tal on teatud ajakava, kus ta toimib rutiini järgi, et mida ta saaks siis lisada, miks ta peaks lisama. Et kui ta lisab niigi, et ta paneb ennast ju riski, et ta võib teha midagi valesti, et ta võib kaotada looja. See ei tundu loogiline. Mitte puudutada midagi hinnalist. See pole päris nii. Inimene palvetas anus looja toetust endale, liikus edasi, saavutas mingisuguse taseme ja siis nägi ta, et ta oleks pidanud mitte päris selles suunas minema. Ja mida sellisel juhul teha? Muuta palvet. Paluda loojal, et ta sellest segadusest välja aitaks ja aitaks tal liikuda looja järel või enda järel.